veel kord siis tere õhtust ka kõigile neile, kes järgi vaatavad. Mina olen Irene Kaljuste ja mul on väga suur rõõm ja au täna õhtul siin olla ja jagada teile enda kogemust, teadmisi ja siis võib-olla ka anda edasi siis tunnetus, mis see rännaku meetod siis on ja kuidas ta võiks panustada sinu ellu. Ja võib-olla alustuseks väike tehniline osa ka, et palun lihtsalt kõigile, et te jälgiksite, et te oleksite kogu aeg, mikrofon oleks hääletu peal. Ja kui võimalik, siis miks mitte tulla kaameraga sisse, nii et mul tekib vähem selline raadiosaate tunde, vaid rohkem ka selline koos olemise tunne. Ja meil kõigil tegelikult, eks. Ja siis see üks asi veel, et kui sa vaatad siin, ma ei tea, kas sul on telefoniga või arvutiga, et siin all on erinevad nupukesed ja kusagil on selline asi nagu chat siin keskel pool, on arvutis vähemalt. Ja kui sa selle peale vajutad, siis sul avaneb siin paremal pool ikka valge ekraan ja siis kui sulle selle protsessi käigus või selle käigus, kui ma midagi räägin ja tekib küsimusi näiteks, siis sa võid selle küsimuse siia chati näiteks panna ja ma mingil hetkel, ma võib-olla kohe ei vaata seda, et võib-olla ma olen siin oma voos ja liikumises, aga et enne õhtu lõppu ma kindlasti vaataksin need küsimused ka üle ja kui ma oskan, siis ma vastan siis läbi enda kogemuse nendele. Nii et julgelt mõtle kaasa, tunnete kaasa ja kui on midagi, millest sa aru ei saa, siis küsi. Ja ma ei tea täpselt, kui sisutihedalt või kui kiiresti meil see aeg täna lendab, aga et võib-olla tekib ka võimalus sul küsida ka otse, võttes mikrofon avada ja küsida või jagada. Mida meile eestlastel väga tihti just ei juhtus, me oleme nii tagasihoidlikud, aga siis see kirjutamise variant on ka siuke hea. Niisiis, aga ma ütlesin, ma olen Irene. Rännaku meetodiga olen mina enda sisemaailmas korrastustööd teinud nüüd juba 8 aastat ja sellest 7 olen ma siis ka teinud tööd inimestega. Nii et selles mõttes on mul päris põhjalik kogemus selle meetodi kasutamise võimalustest. Ja võib-olla ma räägikski, kuidas mina üldse jõudsin, sest me kõik oleme kunagi millegiga alustanud ja väga tihti selliste tehnikate juurde, mis on seotud meie sisemaailmaga, me jõuame ikkagi kriisi sattudes või sellises kohas, kus me tunneme, et elus võiks nagu midagi veel olla. Et kas see ongi kõik, nagu sellised küsimused, et miks ma siin olen, mis on minu elu eesmärk või mõte üleüldse, kus on kadunud see osa minust, keda ma mäletan enda lapsepõlves, selle rõõmsa mängulise seiklushimulisena. Ma mäletan, mina rännakusse tulles oli muutunud tohutult tõsiseks inimeseks. Ma olin kaotanud selle rõõmu enda sees ära ja tegelikult juba mitmed aastad päris sellises sügavas augus olnud depressioonis, mis oli tegelikult, ma arvan, alguse sai kusagilt teismeeast saadik, oli siuksed väsimus pidev, ärevus, mingid hirmud, ma ei julgenud mingeid asju teha, kuhugile minna, telefonikõnedele vastamine või üldse kellelegi helistamine tundus äärmiselt hirmutav. Ma tegin kõik selleks, et vältida neid asju. Ma olin ka väga tugevalt emotsionaalne sööja, mis tähendas seda, et mul pidi alati kõht täis olema.
ja oma 20-ndates lõpupoole siis, kui ma olin juba tegelikult vaimsele teele astunud ja see algas minul läbi jooga ja vabastava hingamise see teekond, siis tuli ka ruttu tervislik toitumine ja siis taimne toitumine, ühesõnaga kõik võimalik selline, mis siis boost'iks seda enesetunneks ja tekitaks selle tunde, et minuga on kõik hästi. Sest et kusagil seal sees oli ikkagi nii sügav selline väärtusetuse tunne, hirmud, mida ma võib-olla tol ajal veel isegi nii hästi ei teadvustanud. Aga lihtsalt minu valikud siis olid sellised, kus ma võib-olla vältisin hirmu tekitavaid situatsioone, püüdsin elada võimalikult turvalist elu. Ja tegelikult lõpuks ikkagi siis nagu seda ringi aina rohkem koomale tõmmates. Aga ma tahtsin selle toitumise kohta, toidu ja selle emotsionaalse söömise kohta öelda seda, et isegi kui ma olin nagu ülitervislikult toitusin, siis olid mul sellised naljakad kiiksud, et mul oli ülioluline, et ükskõik kuhu ma lähen, et mu põhiline mure oli see, et seal oleks piisavalt süüa ja ma tegin ka alati palju süüa, sellepärast et ma pidin kindel olema, et süüa jätkub piisavalt ja mu külmkapp oli alati maast laeni igasugust kraami täis. Et siis ma tundsin hästi, et mu turvatunne oli hästi tugevalt toiduga seotud. Ja kuigi ma olen alati hästi sale olnud, siis see ei tähenda seda, et ma vähe oleks söönud, ma sõin rohkem kui mõni suurem mees. Ja see oli minu puhul normaalne, aga vaatamata sellele, et ma juba endaga tegelesin päris põhjalikult ja päris süvendatult joogapraktikatega tegelesin, märkasin ma seda, et nii kohe, kui ma neid asju ei teinud, siis ma jälle kukkusin kuskile sellisesse väärtusetusesse ja siis sellise jõuetusse, väsimusse, elu mõttetuse tunne, mis mind niimoodi kummitas ja külas käis mul iga mingi aja tagant. Ja tegelikult ju alates 25. aastast kuni siis 31-2 aastani kuskil olin, kui ma rännak minu ellu esimesena tuli, siis selleks hetkeks, olles juba põhimõtteliselt 7 aastat iseendaga tegelenud, sündis mul teine poeg ja selle teise poja sünniga juhtus midagi minu sees niimoodi, et mul tekkiski depressioon. Hiljem ma sain aru, et see sünnitusjärgne depressioon, aga see kestis mul peaaegu 2 aastat. Ja sellega kaasnesid mingid sellised meeletud väsimushood, mis mul justkui varasemalt olin juba päris nagu heasse korda saanud, sest ma tegelesin endaga kogu aeg. Aga siis väikse lapsega tekkis olukord, kus mul ei olnud nagu nii palju ruumi ja energiat panustada siis sellest, et hoida ennast nagu sellist kõrgendatud seisundis kogu aeg. Ja seisin silmitsi väga keeruliste tunnetega, selliste sügavate, isegi õõnsust tekitavate, kohati isegi lausa õuduse tunne, mida ma ei osanud seletada. Ja need tulid peale alati väga ootamatult, et mul võisid olla täiesti okei enesetunne ja siis ühel hetkel lihtsalt järsku meeleolu muutus ja mul energiatase nagu kukkus ja ma kuidagi kadusin ära. Ja nendel madalseisude hetkedel see tunne oli nii raske mu jaoks, et ühel hetkel ma tundsin, et okei, ma olen 32-aastane, et mul on vist suure tõenäosusega on mul ikkagi väga pikk elu veel ees. Ja see mõte, et ma tegelen kogu elu mingi sisemise võitlusega, et toime tulla nende emotsionaalselt üliraskete kohtadega või tegelikult mul oli tunne, et ma ei tulegi toime. Ja et kui see kriipiv tunne lihtsalt muutus nii nagu keeruliseks minu jaoks, siis ma lihtsalt viimaste jõuraasudega midagi tegin, et ma ronisin sealt välja ja siis
panin nagu ennast liikuma uuesti, aga see oli selline pidev tagasi kukkumine sinna. Ja ma olin lihtsalt väga väsinud sellest. Ja siis, kui ma jõudsin rännakumeetodi juurde, siis algasid tegelikult minu jaoks muutused, mis olid siis selles mõttes põhjapanevad, et ma suutsin enda sees ära lahendada mingisugused teemad, mille olemusest ma sellel hetkel isegi ei olnud teadlik. Nii et mul ei ole vaja toiduga kompenseerida, mul ei ole vaja otseselt midagi teha selleks, et ennast hästi tunda. Et ma lihtsalt seisund kui selline, rääkides siis inimese poolt, kes siis on kogenud depressiooni, siis olles täna selles kohas, et isegi kui mul vahest on halb tuju, siis see on nagu lihtsalt meeleolu, et see läheb ära ja see ei ole nagu mingisugune selline sügav ja see koht, kus sa justkui ei näe väljapääsu, mida ma siis tollel ajal kogesin. Ja olles tegelikult vaimsete praktikatega päris sügavuti juba läinud, sain ma aru ühest asjast, et oli üks hästi oluline asi, millest ma tollel ajal ei olnud siis, millele ma pihta ei olnud saanud. Ma ka ennem juba sain aru, et midagi on, millele ma pihta ei saa, et ma küll tegelen endaga, aga ma näen ennast olemas nagu nõiaringis. Et ma justkui lahendan midagi ära ja siis natuke aja pärast ma näen, et ma olen jälle tagasi selle sama teema juures. Ja mis ma siis aru sain või mis oli selline baasiline teadmine minu jaoks ja võib-olla see on ka miski, mis on sinu jaoks, ma ei tea, kus kohas sina täna oled, aga ja täna mul üks sõber ka kirjutas, ütles, et esimene lause, mida kirjutas, et kuidas ma saan välja sellest tundest, et ma upun ära, et tal on hästi raske lahutus parajasti käsil. Ja siis ta kirjutas lihtsalt sellise lause, et kuidas ma saan nagu sellest uppumise tundest välja. Ja mida ma talle ütlesin ja mis oli minu jaoks ka siis kogu selle mängu ümberkeeramise momendiks, oli see, et lase lahti hirm uppumise ees. Ehk minu jaoks tähendas see, et olles siis selles madalpunktis, mida me inimestena loomulikult tahame teha, me loomulikult tahame ennast tunda hästi, me tahame kogeda kõiki positiivseid asju elus ja kui meil on halb olla, siis me hakkame tegema midagi selleks, et sellest tundest välja saada. See on niisugune loomulik instinkt ja tihti, aga me kasutame selliseid mitte edasiviivaid lahendusi, mis me siis sööme selleks, et mitte tunda ja tunda ennast paremini, uimastame ennast veiniga või mingite muude asjadega, seksiga, erinevad sõltuvused kujunevad sellest välja, sest meil on mingisugused emotsionaalsed, sellised hästi ebamugavad tunded, emotsioonid sees, millega me ei suuda toime tulla. Ja nüüd rännakus ma sain selle teadmise ja kogemuse siia, et kui ma olen selles kõige madalamas kohas enda depressioonis, kuidas lõdvestuda sellesse niimoodi, et ma ei püüaks mitte mingil moel enda keha rakkuda kuidagi sellele vastu seista. Sellele pimedale kohale endas, sellele halvale tundele, millele ma olen sildi pannud, et see on halb tunne, et see on võib-olla ohtlik tunne minu jaoks, kuidas iganes meie meel siis tõlgendab seda, mida me sisemiselt kogeme. Et üks asi on karta midagi, mis füüsilises maailmas, me ei astu autotee peale ja öelda, ma ei karda, mul ei ole hirmu, et ma lähen siis autotee peale, lasen autole endast üle sõita. Et on füüsilises maailmas või oleme me vägivaldses suhtes, siis sellesse lõdvestuda ja lasta endaga kõigega juhtuda, see ei ole õige ja me peaksime igal juhul välises maailmas, kus on oht sellest välja astuma, leidma mingi teise tee. Aga see, millest mina räägin, on selline sisemine
plokk siis või siis valukoht, mida me püüame vältida. Ja kui me seda sisemises ära ei lahenda enda jaoks, siis me võime küll liikuda järgmisesse kohta, aga üsna pea me oleme ikkagi silmitsi selle sama teemaga, et me kogeme seda sama emotsionaalset laengut enda sees. Ehk siis ka suhted, võib-olla oled ka märganud, et kui uued suhted tulevad, siis väga tihti juhtub see, et lõpuks me seisame ikka iseendaga silmitsi, ikka nende väga sarnaste probleemidega silmitsi. Et kuigi alguses võib-olla tundub, et see suhe nüüd on nii teistmoodi ja nii äge ja nii tore. Ja siis läheb aasta-paar võib-olla või isegi vähem vahel mööda ja sa näed, et need mingisugused sisemised mustrid, mis sinus on, uuesti hakkavad käivituma. Võib-olla veitsa teise nurga alt, aga nad ei ole kuhugile läinud. Ehk siis iseennast me võtame alati igale poole kaasa. Ja kui me see sisemaa, kui meil korduvad mingid asjad, kui meil oleme korduvalt satume, et meil on nagu see, et me jälle sööme mingeid ebatervislikke asju näiteks või liiga palju sööme või me satume suhetesse, kus me kogeme seda, et me ei ole väärtustatud näiteks või need korduvad ebaterved mustrid, kui seal on, siis see põhjus ei ole väljas, see põhjus on meie sees. Ja see põhjus on tihti seotud siis mingisuguste sügavate emotsioonidega ja uskumustega, mis neid emotsioone meil siis sees niimoodi kinni hoiavad. Ja siis loovad sellest alateadlikult, me tõmbame nagu ligi situatsioone, mis kinnitaksid meile neid asju, mida me siis nii-öelda tõeks peame, mis võib-olla tegelikult ei ole tõde meie kohta, aga kusagil me oleme hakanud seda uskuma. Ja minu siis depressiooni lugu hakkas tervenema, see ei olnud nagu ühekordne protsess, kuigi peale esimest rännakuseminari oli väga suur nagu puhastumine või vabanemine toimunud, siis ma nägin, et peale seda mul oli vaja ikkagi edasi teha tööd endaga, et jõuda siis sellesse kohta, kus see seisund, kus ma olen nagu lihtsalt tunnengi ennast normaalse inimesena ja hästi ja tasakaalukana muutub stabiilseks. Et kõik need nii-öelda lapsepõlve traumad, sest tihti nad on seotud just sellega, mida me lapsepõlves kogenud oleme, et need saab nagu lahendatud ja need valusad laengud või need ebaterved uskumused sealt saab ära lahendatud, et siis tekib nagu see puhas ruum ja me saame tegelikult luua elu täiesti nagu uues kohast, mitte korrates kogu aeg seda sama mustrit võib-olla mingites teistes vormides. Ja ma tegelikult tahaksin teile näidata ka, kui ma näen, et ma juba läksin sellesse teemasse sisse, et siis seda inimpsüühika osa, et kui Olli, sina paneksid selle pildi sinna peale, ma näitan teile ühte pilti, mis seletab lahti siis, mismoodi me siis üles ehitatud oleme ja mis on see, millega siis rännakumeetod tegeleb. Et miks ta siis on nii transformatiivse toimega. Et kui Olga paneb selle ekraani jagamise, siis ma näitan teile siis ka piltlikult, saate nagu selle võib-olla natuke teistmoodi ka endale siis selle mõistmise. Et kui ma olen teinud sellise füüsilisi kohtumisi, siis ma tavaliselt joonistan selle pildi siia seinale ja siis räägin. Siis täna teeme natuke teistmoodi, siia ekraanil ma joonistada praegu ei saa. Et see mudel on siis loodud Brandon Bassey abikaasa Kevin Pilleti poolt, et kui te selle rännakurajale astute, siis varem või hiljem te kohtute ka selle meesterahvaga. Eesti keeles on temalt ilmunud raamat Valgustunneli lõpus. Ja tema oli siis see mees, kes koges või mitte kogenud, vaid oli 25 aastast
kliinilises depressioonis, ehk siis tal võttis iga päev biotäitega tablette sisse ja arstid olid talle öelnud, et see on ravimatu depressiooni vorm siis, et seal ei ole mitte midagi teha. Ja see sai talle alguse siis, kui ta 9. klassis käis, siis teatud sündmusest. Tema siis teeb ka seda tööd, kuna ta on täiesti terveks loomulikult saanud tänaseks või juba tegelikult algas ka selle päris esimesest rännaku seminarist tal see muutus. Aga see mudel siis näitab, miks või millega tegelikult on oluline tegeleda ja millega võib-olla mina siis tollel ajal ma ei saanud aru ja väga tihti meil ongi see, et me ei saa aru sellest, mis asi see on, mis jääb ikkagi kusagile nagu kriipima, et isegi kui me tegeleme endaga, et mis on see, mida ma siis ei näe või kuhu ma saan selle sõrme peale panna, mida ma pean hakkama märkama. Nii, väga hea. Nüüd läks mõnusalt suureks pilt. Et nüüd siin on, see näeb välja nagu puu, on ju, või tegelikult on see nagu vesiroosi lehed, siis need varred ja siis on seal juured, on seal mudas. Ja need pealmised osad siin, kus on kirjutatud siis kasv, langus ja jäikus, need on tegelikult meie isiksus, mis tähendab seda, et hästi laias laastus inimesed siis jagunevad 3 tüüpi. Osad on siis sellised ja me võime kasutada ka tegelikult ka erinevaid neid mustreid, aga põhiliselt me oleme siis kas täispuhutud ehk siis sellised uhkustavad, liialdavad, kiusavad, võib-olla suursugused, negatiivses varjundis siis võib-olla on selline valetamine, petmine, agressiivsus, domineerimine, ekstravertsus. Ja ma toon siis nüüd välja, need on nagu siis sellised nagu ego kaitsemehhanismid, mida meie näeme pealispinnal. Mis siis kaitsevad meie sees olevaid uskumisi ja tõekspidamisi ja siis selle taga siis neid sügavamaid emotsionaalseid haavasid, siis mis me oleme tavaliselt lapsepõlves endale üles korjanud, et need me oleme hästi-hästi ära peitnud nende uskumuste ja vannete alla, mis on siis nii-öelda need filtrid, mida me kanname enda ees ja kuidas me näeme elu, et miks meie tajumine elust võib kardinaalselt muutuda, kui me muudame ära enda sees mingid siuksed väga sügavad asjad, et me järsku näeme inimesi ja teisi ja iseennast hoopis teistmoodi järgmisel hetkel. Sellepärast, et need filtrid kukuvad ära, kui me saame pihta millelegi olulisele. Siis ühesõnaga, ühed tüübid on sellised hästi suured, oma energialt sa nagu tunned, et nad on sellised domineerivad, võtavad palju ruumi, võivad olla agressiivsemad, aga ei pruugi olla, aga lihtsalt nende kohalolu on hästi tuntav sellega, et nad on kuidagi suured. Nad ei pea olema füüsiliselt suurelt, aga kuidagi neile meeldib palju ruumi võtta ja nemad kaitsevad siis ennast selle domineerimisega või agressiivsusega või siis hästi kõva jutuga või olles siis kõigest nagu üle justkui. Ja siis see teine tüüp inimesi, kuhu mina kohe kindlasti sobitusin väga hästi ennem, oli siis kahanevad tüübid, need, kes siis on valdavalt kipuvad oma elus olema sellised tagasihoidlikud, sellised häbelikud, vaiksed, sellised, mis nüüd mina, et neile ei meeldi tähelepanu, nad tahaksid pigem olla kuskil nagu peaaegu et nähtamatud, kui vähegi võimalik või kui on turvaline ruum, et siis on nagu okei olla, aga võib-olla rohkem rähkam siis lähedaste inimestega näiteks on ju. Seal on tihti sisemine mingi süütunne ja selline nagu, kuidas ma ütlen, et kui keegi küsib ta käest, et kuidas sulle meeldiks, ma ei tea, mul on täitsa ükskõik, teeme nii, nagu sina tahad. Et neil ei ole justkui oma arvamust. Ja see on samamoodi ego või siis selle isiksuse kaitse mingite sügavamate emotsioonide eest.
ja siis mis on siis need uskumused, et ma ei ole võib-olla piisavalt hea või et ma ei oska näiteks või et olla mingi veendumused, et ma ei saa ise elus hakkama näiteks ja ma peangi siis toetuma teistele ja lihtsalt minema nagu vooluga kaasa, et need inimesed, kes lähevad nii-öelda vooluga kaasa justkui omamata siis seda enda selgroogu, see võib olla mitte lihtsalt see, et ta on nii pehme ja muhe ja mõnus inimene, vaid see võib olla vabalt see, et ta kaitseb ennast lihtsalt sellega, sest et kui ta astuks sellest mustrist välja, siis ta võiks ju kogeda vastandumist ja siis vastandumist või kellelegi ei pruugi meeldida näiteks, mida ta teeb ja sellest tulenevalt võib ta kogeda mingit sügavamaid emotsiooni, väärtusetusest, hirmust, millest süütundest, millest iganes veel on ju. Ehk siis neid me igal juhul tahame vältida, et see on inimloomusesse kuidagi sisse kirjutatud, et neid sügavaid nii-öelda justkui negatiivseid emotsioone me tahame vältida. Ja see on kolmas tüüp inimesi, kes on sellised hästi jäigad. Ja tihti nad isegi näevad välja sellised nagu kriipsusuud ja sa tajud kuidagi nagu nendes on selline nagu külmus, jäikus ja nad tahavad, et asjad oleksid nagu kindlate raamistikega, reeglitega. Nad on perfektsionistid tavaliselt, järeleandmatud, sellised näpuviibutajad, võivad olla ka, on üldjuhul nagu tagasihoidlikud, sellepärast et see on nagu kuidagi nagu mingisuguse imidži juurde käiv, et üks niisugune moraalne, korrektne, reeglite järgi toimiv inimene ju on niisugune malbe ja vaoshoitud, aga see malbus ei ole mitte pehmusena, vaid see on sellise jäikusena ja jahedusena pigem. Ja tegelikult on nad sisemiselt nagu hästi blokeeritud, on ju, võib-olla isegi närvilised, ajavad nagu seda taga, jälgivad kõike ja näevad kogu aeg seda, mis on valesti. Et ma kindlasti ütlen, mina olen näinud endast kõiki neid erinevaid jooni, kuid domineerivalt oli minu jaoks siis, kui ma olin hästi tugevalt siis enda selles, ma nimetan seda tripiks, enda siis selles loos kinni, oma kannatuse loos nii-öelda, siis mina olin pigem sellises kahanemises ja eelistasin siis mitte olla liiga tähelepanu keskpunktis ja avaldada oma arvamust ja ma tegelikult, kui ma ausalt ütlen, siis ma tegelikult ei saanudki isegi aru sellest, et mul võiks mingi oma arvamus asjadest olla või et tihti olingi ma sellises nagu otsustusvõimetuses ja endas kahtlemises ja isegi kui mul tuli häid ideid, siis hästi kiiresti tekkis, ma tunnen ikkagi, et mul on vaja veel õppida ja mul tunnen, et ma ei ole veel valmis, et praegu ei ole veel õige aeg, et igaks asjaks on õige aeg. Ja kuigi see on väga sügavalt filosoofiline lause ja on tõde, siis väga tihti me kasutame seda lihtsalt, et kaitsta ennast võimalike ebaõnnestumiste eest, et me kardame ebaõnnestuda, me kardame mingid tulevikutsenaariumeid baseerudes siis sellel, mis on meie mineviku kogemus. Et see on see põhiline seisund, kus me inimestena elame, et me oleme pidevalt mures selle pärast, mis tuleb homme ja pidevalt närib meil sees midagi, mis oli just hetk tagasi. Et sellist kohalolu siin ja praegu ja selle baasil otsustamist, et kui me seda teeksime, kui me seda suudaksime praktiseerida, siis me oleksime ühiskonnana väga õnnelikud ja rahulolevad. Nii, aga nüüd tulles nende isiksuste juurest siis sügavamale, siis kõik see väline, et kas see inimene on siis selline hästi jäik ja kõrgete moraali ja eetika nõuetega ja hoolitseb kõige selle eest, et kõik ka nendele vastaksid, kaasa arvatud tema ise muidugi, või on ta selline hiirekene, kes liiga palju tähelepanu ei arva ja on niisugune vooluga kaasa minev, pehme, selline tark ei torma, selline võtame rahulikult või on ta selline
mina tean, mina otsustan, te kõik olete jobud. Ühesõnaga, et need isiksuse jooned ehitavad ennast alati üles mingitele uskumustele. Et seal, kui sa iseennast nüüd analüüsid selles kohas ja tunnetad, et kuhu sina võib-olla nendel lehtedel asetud ja tunnetad seda, et mis on selle käitumise taga, miks sa ei suuda otsustada näiteks, mis minu puhul oli siis on ju, see tohutu otsustusvõimetus oli, minu puhul oli see, et hirm, et ma ebaõnnestun ja hirm, et kui ma eksin, siis kusagil oli mul see tunne, et inimesed heidavad seda mulle ette ja mind tõrjutakse justkui karjast välja või midagi sellist. Ja need uskumused on erinevad, et sellised suured dominantsed tüübid tegelikult tihti usuvad seda, et nad peavadki domineerima selle pärast ja nad peavadki olema sellised peale lendavad ja ruumi võtvad, sellepärast et see maailm on ohtlik koht siin ja siin kehtivad hundi seadused on ju, ja et kui ta ei ole selline, siis tast lihtsalt sõidetakse teerulliga üle. Ja siis need jäigad inimesed on see, et nad püüavad justkui nagu hoida koos ja see mõte või see uskumus enda ebapiisavusest on lihtsalt nii suur seal taga, et see teeb inimese jäigaks, et kui tal on see uskumus, et ta ei ole piisavalt väärtuslik või ta ei ole piisavalt moraalne, piisavalt korrektne, siis ta püüab kõiki teisi ja kogu maailma ka ümber sättida niimoodi, et natukenegi saada seda tunnet, et äkki siis ikkagi on siin mingi kord ja mingi eetilisus ja kõik see on ju. Aga need uskumused ja vanded, mis meie sees on, ja tihti võib see olla ka mingisugune valusas kohas öeldud mingi otsus. Mõnikord võib see olla nii, et me võtame kellegi teise otsused, näiteks oma vanemate otsused, et kui me oleme lapsepõlves näinud oma ema näiteks lahkuminekut näiteks vanematel ja siis näiteks me oleme suures hirmus selles protsessi sees ja siis kuuleme näiteks oma vanemat midagi vihaselt ütlemas, et näiteks kõik mehed on sead, näiteks, mina olen seda kuulnud oma lapsepõlves, siis see laps on nagu svamm, et kui me oleme väikesed esimesed 7 aastat, keegi joonistab siia, esimesed 7 aastat me oleme nagu svammid, me võtame kõik sealt välisest keskkonnast endale ja siis loome sellest enda reaalsuse nii-öelda. Et tihti võivad ollagi need veendumused ja uskumused ka kelleltki üle kantud, kuigi ka meie enda elusündmused siis ja kogemused loovad siis meile siis mingisuguse kinnistuse ja me veendume mingites seisukohtades, jah, nii ongi õige, nii ma peangi tegema. Isegi kui me ühel hetkel saame aru, et need uskumused meie sees ei vii meid tegelikult selle juurde, kus me võiksime kogeda päriselt rõõmu ja õnne ja rahulolu tunnet. Ja ma tegelikult puutun päris tihti kokku inimestega enda elus, kes isegi on natukene nagu kaotanud selle usu, et sa võiksid tunda, et täiskasvanuna ongi, see elu ongi raske, vaata. Ja kogu aeg ongi mingisugune jama ja kui sa vaatad seda maailma praegu siin on ju, siis võibki tekkida selline tunne, vaata. Ja siis võib tekkida ka selline kollektiivne, et kui sa ei ole iseenda sees paigas, kui sa iseennast ei tunne, siis sa võid minna kaasa selle kollektiivse tundega, et kõik ongi jumala pekkis. Ja mis siis nüüd saab ja minu elu ja minu saatus on mingisuguste stiihiate käes, mis ei sõltu minust ja et ma olen justkui see tegelikult nagu ohver siin elus. Iseendale teadvustamata, et see on ohvri positsioon, kui mulle tundub, et minust ju ei sõltu siin midagi, et siin on kõik kuud ja tähed ja kõik muu mõjutab, kaasa arvatud siis ühiskond. Et see on niisugune huvitav kaval muster meie sees, mis hoiab meid tegelikult eraldi iseendast ja oma tegelikust olemusest ja väest. Ja nüüd need uskumused ja vanded ja meil on ka tegelikult positiivsed uskumused, see tähendab seda, et ainult kõik on halb ja selles suursuguses või sellises suuruses ja võib-olla selles tagasihoidlikkuses, kõikides nendes isiksuse tüüpides on alati olemas positiivne pool ka. Aga kui me ei ole teadlikud iseendast, me ei tunne ennast päriselt, siis tihti domineerib see varjupool
just see, mis pigem loob kannatust, kui siis rõõmu, on ju. Ja siis nüüd rännaku meetod ongi see, et ta läheb sellest isiksuse tasandist sügavamale. Ta läheb sellest, et kui sa tuled oma looga siia, siis tegelikult me vaatame kohe, mis on tegelikult seal sügavamal. Kuidas see sind tundma paneb? Ja nüüd, kui sa vaatad, siin on punaselt kirjutatud juurte tasandil on igasugused erinevad emotsioonid, nagu alandus, tähtsusetus, kahetsus, väärtusetus, mitte eksisteerimine, kõlbmatus, raev, armastuse puudus, viha, ebatäiuslikkuse tunne, on ju. Selline tunne, et ma olen nagu kõigi poolt kontrollitud, et mul ei ole nagu endal, et kõik kontrollivad mind, see hirm selle ees on ju. Minul oli, kui ma olin selles depressioonis, oli hirm hulluks minna, on ju. Mitte eksisteerimise ees, on ju. Mis siis, et mingis hetkes meie elus tuleb nagu see teadmine, et me ei elagi igavesti, et kui me oleme noored, siis me ei mõtle selle peale, aga ühel hetkel hakkab tekkima see tajumine, et vau, et see keha on tegelikult nii kaduv ja siis sellega võivad inimestel tulla hirmud üles ja siis mingisugused käitumised, kuidas me hakkame siis seda hirmu vältima. Kaos näiteks on, et ma igal juhul teen kõik selleks ja see jäikus näiteks võib tulla, et ma püüan vältida kaost, ka selline allaheitlikkus, ka selline täispuhutus võib olla tingitud sellest, et ma püüan vältida kaost ja kõiki neid tundeid tegelikult, et igal ühel on see enda mingi see sügavam välditavuse tunne sees olemas, mida ta igal juhul, iga hinna eest tahab ära hoida, sellepärast et see meie isiksuse tasand, mida me siis peame iseendaks, mis on siis kompott põhimõtteliselt sellest kõikidest elukogemustest ja nendest järeldustest, mis meie mentaalkeha siis või meie intellekt on teinud nendest kogemustest. Et see on üles ehitanud tegelikult kogu oma isiksuse siis selle baashaava ümber. Ehk siis meie selle tuumas olev siis kõige suurema välditavusega emotsioon. Mõne jaoks on see siis hirmu tundmise ees, mõne jaoks ongi see raev ja viha, mida ta väldib iga hinna eest, mõne jaoks on see armastus, väärsusetus, häbi, et need võivad olla erinevad inimese jaoks, sõltuvalt siis sellest, mis on siis see esimese 7 aasta jooksul saadud siis see baashaav nii-öelda, ja see kõik muu ehitab selle peale üles. Ja nii kaua, kuni me seda emotsionaalset välditavat sooni ära ei taba enda sees, nii kaua me oleme tegelikult sellest oma mustrites kinni ja me ei saa tegelikult kogeda päriselt vabadust. Sa võid selle pildi eest ära panna siit praegu, Olga. Et siis rännaku meetod on see, mis siis läheb läbi sellest isiksuse tasandist, aga kohe suhestuma sinu alateadvuse tasandiga ja otsima siis seda, mida sa siis väldid. Ehk minu jaoks kui ma selles madalseisus olin seal, nendes aukudes, mida ma ei osanud teha, oli see, et kui ma olen selles pimedas kohas enda sees, et ma vaataksin, aga kus ma oma kehas seda tunnen ja mis tunne see täpselt on. Ja et ma ütleksin selle välja ja lubaksin endal tegelikult terviklikult läbi kogeda selle emotsiooni. Ma ei osanud seda teha ja instinktiivselt mu ego või persona vältis seda, sest see tundus liiga hirmuäratav. Aga kui ma sain esimest korda selle kogemuse, et kui see õuduse või see hulluks minemise tunne tuli ja siis mulle öeldi seal, väga hea, mine siis hulluks. Sellega, ja nagu, et kogu oma armastusega, oma selle tundega sinu sees, mis on alati seal ka kohal, hoiad seda tunnet, seda kõige hirmutavamat tunnet endas. Ja mis siis juhtus, oli see, midagi, mida ma olin siis terve elu vältinud, oli korraks
võib-olla kestis minut aega. See on üks väga, kusjuures emotsiooni kogeda 2 minutit järjest ühte emotsiooni, kui sa seda tegelikult tõesti puhtalt emotsiooni kogemisega, on väga pikk aeg. Tavaliselt ta läheb palju kiiremini üle ja sealt tuleb mingi muu emotsioon. Aga minu puhul oligi see, et siis ma ühel hetkel, davai, okei, ma olen valmis sellele otsa vaatama, ma olen valmis seda lõpuni kogema, mis siis juhtub. Ja see oli ainult mõned hetked ja see tunne oli kadunud ja ma tundsin ennast järsku täiesti hästi. Ehk siis, kui meil on need kohad ja kõigil on need kohad, kus me tunneme, et meil tekib see kokkutõmbumine, kas me siis ärritume, hakkame kartma, hakkame strateegitsema. Rännak siis aitab sul ära märgata, okei, mu kehas tekkis mingisugune reaktsioon, mingi kokkutõmbumine, mingi kuumenemine võib-olla või hoopis võib-olla tardumine. Et sa õpid läbi rännaku meetodi ära tabama seda, et mis on see tunne, mis mu sees tegelikult tekkis just emotsionaalselt ja lahti lastma sellest loost, mis käivitub või siis mis käivitas selle emotsiooni. Ja me oleme nendes eluluupides nii-öelda kinni sellepärast, et me oleme nii keskendunud sellele loole enda peas, miks meil on halvasti asjad või miks meil midagi ei toimi, miks mu suhted ei toimi või miks mul, meil on kogu aeg see lugu käib siin peas, miks on asjad nii ja me ei märka tegelikult neid emotsioone ja siis nad kuhjuvad siin, kuni lõpuks siis tekivadki depressioonid, ärevushäired, paanikahood, sest me ei ole oma kehas, me ei ole kontaktis nende emotsioonidega enda sees. Emotsioonid tunduvad midagi sellist ebameeldivat, sest me lapsepõlves saime ju selle kogemuse, kui meil oli tugev emotsioon, öeldi meile rahune maha, aitab nüüd küll, ära tunne, sest ka meie vanemad olid tulnud sellest kohast, et intensiivsed emotsioonid on kuidagi ebaturvalised. Ja andsid meile siis selle kogemuse ilusti edasi ja siis ka meie hakkasime neid alla suruma. Ja siis lõpuks oleme mingis puntras ja mõtleme, et kurat, kuidas ma siis loon nüüd kogu aeg endale seda, mis mul viga on või vahest me ei oska isegi seda vaadata, et minus üldse midagi viga on, mis teistel kõigil viga on. Ehk siis rännak, kuigi see kõlab nagu, et rännak, et ma rändan kuhugile, tegelikult ainuke koht, kus rändad, oled iseenda sisse ja teed seda läbi selle, et sa hakkad tunnetama oma kehas pingeid, koldasid, kus see on, kus see kokkutõmbamine on, kui see situatsioon sul meenub, kus kohas, sest kehas on see teadmine ikka alati olemas, kõik need kogemused, mis meil kunagi on olnud, on meie kehas talletunud, see info on siin kõik olemas. Ja läbi siis sellise lõdvestuse hakkame tooma tähelepanu kehasse ja tunnetama neid pingekoldeid ja see pingekolle tavaliselt ongi mingi emotsionaalne plokk. Ja läbi siis ja tunded meie sees või emotsioonid siis meie sees on kihilised. Ja see on kõikidel niimoodi. Me oleme lihtsalt niimoodi üles ehitatud, et meie emotsioonid on kihilised meie sees. Ja läbi nende emotsioonikihtide siis liikudes võivad vallanduda siis mingisugused lapsepõlve kogemused või siis mingisugused kogemused siit selja taha vaadates. Ja läbi nende kogemuste vallandumise me avastame ka, et siin on mingisugused uskumused, mis on hoidnud, mingid otsused, vanded, mis selles kogemuses tekkisid, mis siis kogu meie selle maailmapildi sellised esimesed filtrid on nii-öelda peale loonud, et miks me näeme ja kogeme reaalsust sellisena, nagu me kogeme. Ja siis rännak aitab nagu minna nendesse emotsionaalsetesse valukohtadesse, mis on kunagi sinu elus toimunud, need lahti harutada ja vabastada see laeng sealt ja siis vaadata juba selles selges kohas, kus sa oled kontaktis iseenda, kus sa oled iseendaga sellisse rahusse jõudnud, et mis on siis see, mis see tegelik tõde on ja muuta ära need uskumused, lasta need vabaks, aga need veendumused ja uskumused ehk siis need filtrid, mis meil elu ees on, ei saa muutuda lihtsalt sellepärast, et ma afirmeerin mingit teistsugust positiivset mõtet. Kui mul on juurdunud kusagil tugeva hirmuga see, et elu ei ole turvaline
näiteks selline mõte, et see elu on ohtlik paik siin ja see ei ole turvaline. Ma võin nii palju afirmeerida, kui ma tahan, et elu on turvaline, see ei toimi mu jaoks. Enne, kui ma ära ei koge seda emotsiooni seal all, seda hirmu seal all, kui ebaturvaline mul siis on olla ja just keha tasandil ei koge seda ära. Ehk siis need muutused, miks need muutused rännaku puhul siis tõesti inimestega toimuvad, see ei ole kindlasti selline, et kuigi ka on ka selliseid situatsioone palju, kus ühe rännakuga muutub päris palju, aga me oleme mustrite rägastik, ehk siis see võtab mõnda aega, et tekiks selline koht, kus meil tekib juba stabiilselt, ei tule nagu mingeid uusi teemasid üles, mida lahendada. Et see enese ka töö eeldada, et sa lähed teed ühe rännakuprotsessi, ühe seminari ära, et siis on sul juba kõik korras. Samas, kui sa oled võib-olla 30-40 aastat korralikult ennast sisse mätsinud, et see on hästi naiivne tegelikult. Aga inimesed tihti arvavad seda, et see kuidagi fiks toimub, kuidagi kergesti või me vähemalt tahaksime, et see toimuks. Aga mida ta teeb, on see, et ta nii-öelda käivitab selle protsessi, ta käivitab selle muutuste protsessi. Minu jaoks rännak on võib-olla selline, ta on nagu selline äratuskell, ta teeb meie silmad lahti ja me hakkame nägema maailma täiesti uut viisi ja muidugi me hakkame nägema seda, mis siis meie enda töö on ära teha siin ja annab need tööriistad siis, kuidas seda siis lahendada, kuidas neid asju siis enda sees ümber muuta ja kuidas siis jõuda sellesse seisundisse tagasi teatud mõttes, et kui ma laps olin ja emotsioon tuli ja emotsioon läks ilma siis selleta, et ma jään kinni oma loosse ja siis kütan sellele emotsioonile peale, olen päevi mingisuguses agoonias seal või ärritumise seisundis, sest et ma ei suuda lõpetada seda lugu enda peas, mis kogu aeg seda emotsiooni üleval hoiab. Et minu kogemusel ja nende inimeste kogemusel, kes rännaku meetodi ongi võtnud endale nii-öelda selliseks tööriistaks elus, on see, et sul on võime öelda stopp sellele loole, tulla kehast, tunnetage, mis emotsioon see on ja siis vabastada see emotsioon ja hoopis nagu sellisest selgest puhtast kohast liikuda edasi ilma selle loota, mis meile kannatus siin peas loob. Et ma tegin 2-3 tüübist ja Tiivi kirjutas, et mulle tundub, et ma olen 2-3 ühest tüübist ja 1/3 teisest 3. tüübist. Ja kus me kasutame neid strateegiaid, erinevaid strateegiaid tegelikult kasutame vastavalt olukordadele, aga nüüd kriisisituatsioonis, kui olukord muutub sinu jaoks kriitiliseks, siis on üks teatud viis, kuidas sa käituma hakkad. Sa alati kolid nii-öelda oma baasmustrisse, kuigi siis, kui kõik on nagu justkui okei, siis me kasutame erinevaid viise, kuidas siis siin maailmas hakkama saada, toime tulla. Aga märka seda, et kui sul on olukord, sa tunned ennast võib-olla nurka surutuna või kuidagi kriitiline on, siis sa paned tähele, et sa reageerid alati sarnaselt. Aga see on selline hästi üldistavad, et inimesed, meie terapeutidena, kes me oleme õppinud rännaku praktikuteks, teeme läbi süvatasandil sellise meetodi õppimise nagu Enneagramm, mis on isiksuse tüüpide lahti mõtestamine, mis ongi laias laastus 3 tüüpi, natuke suuremas laastus siis 9 ja natuke suuremas üldse 3 × 9. Just. Et mõista siis inimese persoonat sellepärast, et aidata teda sellisel viisil, kui sa ei tunne neid isiksuse tüüpe või kui sa ei tunne seda inimese kehastumise mängu siin, siis kuidas sa saad aidata tal nii-öelda tehes siis tööd inimestega konkreetselt, ma räägin siis sellest praegu, et kuidas sa saad talle aidata pistama nina just sinna, kus tal on kõige rohkem vaja pista selleks, et ta jõuaks vabadusse, kus toimuksid baasilised muutused. Selleks on vaja sul õppida neid
neid mänge igast küljest tundma, ka nendest külgedest, mida sa siis ise ei mängi, on ju. Vot, aga see läheb juba sinna kuskile advanced levelile see teema. Et meil on olnud ka tegelikult siin rännakus varasemalt ka selliseid lihtsamaid või koolitusi, paaripäevasid, kus on mõned rännakupraktikud seda enagrammi maailma ka lahti mõtestanud ja see on hästi põnev ja minu jaoks oli see tegelikult, sellest on ka eestikeelsed raamatud, ma soovitan, kui olete selline lugemishimuline, et ta aitab mõista seda, miks sa käitud ja miks sa mõtled ja miks sul on sellised harjumused, mis selle taga nagu on. Ja minu puhul oligi ju see, et ma ei saanud aru sellest, et mul oli hirmu tundmise eest. Ma tegin kõik selleks, et mitte hirmu tunda, elada oma elu nii, et ma ei kogeks hirmu. Ja isegi kui mingid olukorrad tekitasid minus ärevust, siis ma ei teadvustanud, kui sügav hirm see taga tegelikult oli täie rinnal elamise ees. Aga siis selle äratabamine aitas mul hakata endast vaatama sügavamalt seda kohta, seda hirmu kohta. Ja rännakus lihtsalt mulle tundub, et see meetod, kuidas ta nagu üles ehitatud, ta loob hästi turvalise ruumi selleks, et kõik need asjad saaksid pinnale tulla ja sa saad aru, et ükskõik kui eluohtlik sinu emotsionaalne seisund sulle hetkel ei tundu, siis sa oled hoitud. Ja see on miski, mida me kõik tegelikult vajame, eriti praeguses maailmas, et me tunneksime ennast turvaliselt oma kehas, ükskõik mis on. Et see baasiline turvatunne algab meie seest. Meil ei anna seda meie ühiskond, meil ei anna seda meie valitsus, kogu see maailm ei anna meile seda baasilist turvatunnet. Selle peame me üles otsima iseenda seest, kui me tahame seda elu siin elada tõeliselt elamisväärselt ja rikkalikult. Et see on nagu number 1 asi, leida see enese sees üles kõik need asjad, mida meile tundub, et meil on vaja kusagilt väljast saada. Ja kui me oleme endas selle allika üles nii-öelda leidnud, mille pärast minu jaoks võib-olla rännak ongi üks kõige transformatiivsemaid meetodeid, mida ma tean, see, et ta aitab üles leida selle allika, kes sa oled enda algolemuses ja hakata seda tervendustööd endast tegema sellest juhindudes ja siis lõpuks elades tegelikult läbi selle. Ja jah, see muidugi ei tähenda seda, et mul ei võiks olla mõnel päeval kehv olla või ma ei koge hirmu mingil hetkel, aga olles ühenduses selle oma sellise enda sellise jumaliku potentsiaaliga, ma võiksin isegi öelda, on see, et isegi kui ma kogen mingisuguseid negatiivseid emotsioone, siis mul ei ole mingisugust tõrget selle suhtes, see kõik on okei, sest meie emotsioonid ja meie mõtted kõik meie peast, nad on nagu pilved, tead, nad on nagu pilved, mis tulevad ja lähevad. Aga see, kes sina oled, on see, mis jääb kohale, sõltumata nendest lainetustest, mis siin toimub. Ja sellega kontaktis elades siis, et see on nagu võib-olla selline kõige suurem kingitus üldse, mida siis selle meetodiga niimoodi kiht-kihilt edasi liikudes sa saad. Nii. Vaatame, mis me siis nüüd teeme. Kas on äkki mingid küsimusi vahepeal tekkinud teil? Mingid mõtteid, küsimusi? Ei ole. Ma mõtlen, et ma võtan tegelikult need küsimused. Ma tahtsin teiega ühe väikse mini-protsessi ka teha, aga mulle tundub, et ma vist võtan enne küsimused, mõned küsimused, mis tulid sisse. Või Olga, kuidas sulle tundub? Minu otsustusvõimetu isiksus vastus praegu. Ja, et
et see on siis minu kogemus, minu tunnetus sellest meetodist. Ta on tegelikult, ütleme, ta on ülilihtne. Ja alguses mul mingil hetkel tuli sisse ka kiri, et keegi oli lugenud seda raamatut. Brandon Pace'il on mitu raamatut, eesti keeles ka suuremates raamatupoodides on olemas. Rännak ja Vabadus on vist põhilised, mis meil praegu on. Ja siis Valgustunneli lõpus, mis on siis Brandoni mehe, Kevin Billeti ja Brandon Pace'i enda koostöös siis tehtud kirjutised. Et kui sa oled siin täiesti eksprompt esimest korda, kuuled kõike, siis ma väga-väga soovitan neid raamatut. Juba nende raamatute lugemist, nende ridade vahelt kandub see miski edasi sulle, mida ei ole võimalik sõnades edasi anda. Ja on miskit ka, mis nende Rännaku seminaridel ja teraapiates edasi kandub, mida me ei saa sõnades edasi anda, mis on puhtalt iseendal vaja kogeda nii-öelda. Ja siin oli küsimus oli ka depressiooni suhtes, et kas ja kuidas on võimalik lahendada. Et depressioonil ongi, et tihti ongi see, et depressioon on selline seisund, kus me oleme kaane peale pannud mingitele hästi sügavalt valusatele kogemustele. Ja see gaas on nii tugevalt peal, et me oleme kaotanud kontakti iseendaga ja nende sügavate emotsioonidega ja siis see tuimus ja võib-olla mingid ärevused ja mis erinevad asjad, mis depressiooniga kaasnevad. Aga me oleme ikkagi kogu aeg selle kaane pinna peal ja hoiame seda all koos, hoiame koos seda valusat kogemust. Ja Rännaku meetod on väga hea selle jaoks, et hakata lahti arutama seda, et mis asi see on, mis on veel sügavamal kui see depressiooni tunne. Ja siis turvaliselt, vaikselt, samm-sammult või siis suure pauguga sõltuvalt sellele, kuidas sinu isiksusel on kombeks muutusi luua, siis see emotsioon sügavuti läbi kogeda ja siis vabastada. Sest Kevin, kes on kirjutanud selle raamatu Valgustunneli lõpus, kirjutaski see ongi depressiooni teema konkreetselt. Ta räägib seal oma lugu, kuidas tal 25 aastat oli see depressioon ja kuidas tal oli tegelikult selle depressiooni all oli selline metsik raevutunne. Ta väliselt oli ülirahulik, muhe, easy going, selline rahulik mees, suur mees, aga rahulik mees. Ja sa ei võiks isegi aimata, et tema sees võiks olla mingi metsik raev kusagilt jäänud. Ja Brandon siis torkis teda seal oma nende meetoditega, nagu ta torkis ja aitas tal selle raevuselt välja saada. Ja ta ütles, et see oli täiesti nagu see moment, kui ta sai lõpuks esimest korda elus koges, või võib-olla lapsepõlves oli, aga ütleme selle viimase 25 aasta jooksul koges, seal oli võib-olla hetki olnud, kus ta oli pildi kaotanud ja raevust midagi lõhkunud või midagi teinud, aga üldiselt, et kogeda siukselt teadlikkuse kohast lihtsalt seda vihaenergiat enda sees ja siis mõista, et sa oled 25 aastat hoidnud seda kaant all, tuimestanud nende antidepressantide ja kõik võimalike asjadega, et elust toime tulla ja siis see emotsioon kestab 2 minutit, aga ta on läinud ja sul on nagu, sa oled tagasi ja sa tunned ennast hästi. Et see oli üsna selline, et 25 aastat, millega ma tegelenud olen. Aga selles mõttes see raamat on väga hea neile, kes depressiooni teemaga maadlevad ja Rännak on kindlasti meetod, mis seda aitas mind ja väga paljusid teisi aidanud. Emotsionaalsest söömisest ma ka rääkisin, see oli minu üks teema, kusjuures see on mingi huvitav, et ma kunagi ei läinud Rännakusse selle teemaga, et mul see probleem oleks. Et mulle lihtsalt ka meeldis süüa, ütleme niimoodi siis. Aga ma ühel hetkel lihtsalt avastasin, et mul ei ole enam, et ma pean endale meelde tuletama, et okei, Irene, nüüd on aeg süüa. Et nüüd sa tee endale midagi. Aga varasemalt oli see, et kogu aeg kusagil nagu
et võiks ikka natuke veel või näksiks midagi või teeks niimoodi, et see emotsionaalne söömine kadus iseenesest täiesti ära, aga seda on võimalik lahendada rännakuga väga edukalt, kas erinevaid sõltuvusi läbi selle, et tegelikult on seal mingisugune millisekund enne seda, kui meil tekib see tung seda teha, on seal mingi emotsioon meie sees. See on natukene võib-olla niisugune ebamugav tunne ja see ongi see, mida me hakkame leevendama, aga nüüd ära tabada, mis asi see ebamugav tunne seal on. Ja siis sealt sügavamale minna, see on see, mis aitab siis selle käivitaja muuta ehk siis ära lahendada selle emotsionaalse põhjuse, miks me siis ikkagi sööme. Ja korraks vaatan veel üles. Raamatute osa me kirjutame, panen selle raamatute info kindlasti teile kirja ka. Jep. Okei, aga teeme siis väikse protsessi. Ja just ma rääkisin sellest emotsionaalsest söömisest, siis mõtle selle peale korraks, et sul on tegelikult mingisugused situatsioonid, mis võib-olla olnud hiljuti kuskil, võib-olla isegi täna oli või millalgi mingil hetkel, kus sa tundsid, kas siis oli ärritus või mingisugune järsku tekkis mingi väsimust, lukustumine, sulgumine, midagi sellist. Ja kui sa paned nüüd oma silmad kinni, lihtsalt tuled korraks peast ära ja kogu selle info juures, mida ma täna jagasin siin. Lased selle kõik lahti. Hinga sügavalt sisse. Ja välja hingates lase sellel kõigel minna. Kõigel minna, mis siin on olnud päeva jooksul. Ja lihtsalt tunnetamiseks. Pane tähele. Meenuta seda olukorda, kus võib-olla oli see emotsionaalne söömine või sul oli mingisugune muu selline ärrituse koht, kus tekkis. Võib-olla su kaasaga, võib-olla kuidas sa reageerisid, sul oli mingisugune reaktsioon sellele. Kas siis nii, et sa lukustusid, ründasid, tundsid, et sa tahad süüa, juua midagi. Lase sellele olukorrale enda sees niimoodi korraks läbi joosta. Ja nüüd pane tähele, kui sa nüüd hästi tähelepanelikult lähed selle situatsiooni juurde. Et kui sa kerid nüüd tagasi sellesse momenti vahetult enne seda, kui sul see reaktsioon tekkis selles situatsioonis, kus sul tekkis see soov haarata selle toidu järgi või tekkis see reaktsioon ennast kaitsta millegi eest või vaata, mis tunne see on seal. Millisekund enne seda, kui tekkis tung kuidagi reageerida, midagi teha. Seal tavaliselt on üks emotsioon. Ja pane nüüd tähele, kas see on kusagil su kehas. See on selline väike harjutus, mis me teeme, et lihtsalt me hakkaksime teadvustama ära seda, et alati on meil seal kõikide meie reaktsioonide taga on mingisugune emotsioon, mingi tunne. Ja võib-olla sa tajud lihtsalt seda ebamugavustunde või mingi segadusena. Lihtsalt teadvusta seda. Kuidas su keha ennast tunneb. Siis lase see ka tähelepanu ära siit ja hinga veel kord sügavalt sisse. Ja välja. Veel üks hästi pehme, sügav hingetõmme sisse.
ja välja. Ja selle järgmise pehme hingetõmbaga tunneta, kuidas su aju või su pea justkui vajub kuskile niimoodi kehasse laiali nagu pehmeks. Mõtted vajuvad kuidagi ära. Sa hingad sisse lõdvestust ja sa hingad välja lõdvestust. Ja luba nüüd ka oma tähelepanu või teadlikkusel tunneta seda ruumi, justkui sinu ruum sinust eespoolt hakkab avarduma ja avanema. Ja ka sinu selja taga, sinu ruum hakkab avarduma ja avanema. Ja ka mõlemal küljel. See ruum avardub ja avaneb. Tunneta ja taju ka, kuidas su jalge all muutub justkui sügavaks ookeaniks. Nii sügav ja avar on su tajumine ka su jalge all. Ja ka su pea kohal justkui avaneksid taevaväravad ja see ruum muutub hästi ruumikaks ja avaraks su pea kohal. Ja nüüd puhates siin selles avaras ruumis, selles piiritus kohalolus, kes sa oled. Luba enda vaimusilma ette tekkida ühel inimesel. Võib-olla see oli seesama situatsioon, mis sul meenus, kus sul tekkis see kokkutõmbumine. Võib-olla see on mingi teine koht, mis hiljuti on juhtunud. Võib-olla mõne su lähedase inimesega, võib-olla mõne töökaaslasega, võib-olla kellegiga ühiskonnas, kus sa tundsid, et sul oli nagu see mingisugune kokkutõmbumine või mingisugune valus tunne jäi kuskile sisse või niisugune, et sa tajud, et teie vahel ei ole sellist vaba ruumi päris. Et kui sa temale mõtled, siis sul tekib mingi pinge sisse. Ja ütle selle inimese nimi ka välja siia ruumi. Nii et läbi selle sõnaliselt, nii et su kõrvad ise kuulevad selle siia ruumi toomine, ta kuidagi toob selle kohalolu siia veel kohale, selle inimese. Ja lihtsalt jälgi, et su hingamine on ikka hästi pehme, loomulik, sügav. Ja luba nüüd, kui see inimene sinu sinna vaimusilma ette ja võib-olla sa teda ei näe isegi, võib-olla sa lihtsalt tunned ja tajud või sul tekib teadmine, et okei, see inimene on siin. Lase teie juurde siia kõrvale tekkida ühel lõkketulel. Jällegi sa võib-olla näed seda, võib-olla sa tunned ja tajud. Võib-olla sul tekib lihtsalt teadmine, et see lõkketuli on siin. Ja selle lõkketule olemuseks see on sinu enda see algolemus, rahu, tingimusteta armastus. Puhas valgus. Ja nüüd, kus te mõlemad selle inimesega seal lõkketule ääres olete, too nüüd seega see noorem mina, võib-olla sellest eilsest päevast, võib-olla nädala taga, võib-olla ka kunagi kusagilt varasemalt, kus see situatsioon selle inimesega tekkis, kus see arusaamatus teie vahel tekkis. Seesama noorem mina, too sinna lõkketule äärde. Jällegi võib-olla sa näed oma nooremat mina seda, seal võib-olla sa lihtsalt tunned ja tajud, et ta on seal. Ja nüüd justkui sa astuksid oma teadvusega selle noorema mina sisse, saaksid temaks. See, kes oli selles situatsioonis seal selle inimesega. Ja teades nüüd, et see inimene seal lihtsalt kuuleb, mis iganes tal vaja kuulda on vastuvõtmises. Ja kui sa saaksid nüüd selle enda noorema mina avada tema südame, avada kogu oma olemus ja välja öelda kõik see, mis sulle tegelikult selles olukorras haiget tegi või mis sind tegelikult häiris.
midagi, mida sa võib-olla selles situatsioonis ei osanud öelda, võib-olla tagantjärgi taipasid. Mis iganes see on, lihtsalt ütle see välja nii, et su oma kõrvad kuulevad. Ja lihtsalt luba sellel millelgi kerkida, võib-olla see on isegi natuke ebamugav seda öelda. Siis isegi ütle, et mul on ebamugav seda öelda sulle, aga ma tunnen niimoodi. Mulle see ei sobi, see ei ole okei või mis iganes siit tuleb. See tegi mulle haiget. Ma olen su peale pahane, ma olen su peale solvunud. Lihtsalt ütle see kõik välja, mis su sisse kripeldama jäi. Mida sa võib-olla ei ole saanud talle otse öelda. Ja hästi oluline selle juures on see, et sa tõesti sõnades selle välja ütled, nii et su oma kõrvad kuulevad. Vaata, kui sa nüüd selle välja ütlesid talle, mis oli võib-olla ebamugav ja valus, siis kui see teine inimene, olles nüüd kuulnud, mida sa tegelikult tundsid, siis mida ta sulle ütleks selle peale, kui ta saaks sulle vastata sealt sügavamast kohast, mitte oma egost või kaitsest või vajadusest ennast kuidagi õigustada, vaid kui ta saaks sulle vastata sealt tema sügavamast, tema hingekohast sulle, nende sõnade peale, olles kuulnud, mis see noore mina just ütles talle, siis mis ta vastaks talle? Ja jälle ütle oma sõnadega see välja. Mis iganes ta seal ütleb. Ja nüüd jällegi sinu noorem mina. Kui sinu noorem mina, olles kuulnud neid sõnu, kas on midagi veel, mis sa tunned, mis su noorem mina sees kripeldab, mis justkui nagu tahaks välja saada, aga ei ole veel välja saanud, siis lihtsalt jällegi oma sõnadega lihtsalt lase see välja, mis iganes tunne see on, ütle sellele inimesele kõik välja, mis on vaja öelda nii, et sa tunned, et su noorem mina saab sellise kergema tunde. Ja nüüd, tuues tähelepanu selle teise inimese juurde, vaata, kas temal oleks ka veel midagi öelda. Ja vaata, kas su noorem mina saaks astuda selle teise mina sisse hoopis, selle teise inimese sisse, vabandust. Ja tunda seda, mida tema tundis tolles situatsioonis või tolles hetkes. Mida see inimene tundis sellel hetkel, et ta tegi nii või käitus nii, reageeris sellele niimoodi, mis seal toimus. Mis ta tegelikult selle taustal tundis? Mis tunne see on? Ütle jälle see välja. Ja nüüd mine sinna selle teise inimese sinna südamesse, tema kõige sügavamasse kohta, mis temas on. Otse tema südamesse. Kõige sügavamale südamesse ja tunneta seda, mida ta tegelikult tunneb kõikide nende isiksuse kaitsekihtide all seal taustal. Mis on veel sügavamal kui see tema valu? Mis on seal selles puhtas kohas, mida ta siin tunneb? Ja jälle ütle see välja. Ja nüüd las su noorem mina astub sealt selle teise inimese, kui ta on selle ühenduse saanud, selle ilusa kohaga, selle hea kohaga selle teise inimese sees. Las ta astub sealt teise inimese seest välja. Ja nüüd las ta võtab vastu sealt sellelt teiselt kõik selle hea, mis tegelikult nende valusate mängude taustal on. Ja vaata, kas sinu noorem mina, kas ta oleks valmis sellele teisele inimesele andeks andma, isegi kui see võib-olla, mis ta tegi, ei ole üldse okei ja see ei ole aktsepteeritav mitte mingite standardite järgi, kas su noorem mina oleks valmis talle andeks andma. Ja võib-olla sa tunned, et
päris 100% ei ole, aga mingis osas olen. Võib-olla tunned, et jah, täielikult oled valmis. Lihtsalt teadvusta seda, et okei, ma olen valmis andma sulle andeks praegu seni nii palju. Ja siis ütle see oma sõnadega välja, jälle nii, et sinu enda kõrvad kuuleksid seda. Ütle oma sõnadega kogu südamest ja kõva häälega, anna selle inimesele andeks. Ja lihtsalt tunneta ja taju ja näe, kuidas see andestus, mida sa siin jagad, jõuab selle inimeseni. Ja las ka selle inimese süda avaneb ja las temalt voolab sullegi andestus, mille iganes eest. Ja siis lase sellel inimesel minna. Lase tal kaduda sealt lükketule äärest, saada ta teele palvega või taotlusega, et ka tema leiaks endale andestuse juurde. Ja nüüd olete seal lükketule ääres see, kes sa täna oled, see, kes siin on täna ja praegu ja see noorem mina. Nüüd lihtsalt integratsiooni mõttes too tähelepanu oma noorema minale ja just kui sina ise ütled enda nooremale minale sellest teisest hetkest, ajahetkest midagi. Ütle talle need sõnad jälle kõva häälega. Mul on nii kahju kogu selle valu pärast, mida sa tundma oled pidanud. Ja ütle seda, räägi see välja. Sul lihtsalt ei olnud juurdepääsu sellele teadlikkusele, sellele mõistmisele, sellele andestamisele, mis minust nüüd on. Ja ma luban sulle, et sa ei pea seda valu uuesti kogema. Sest nüüdsest alates hoian ja kaitsen mina sind. Ja sa võid alati saada osa sellest armastusest ja andestusest, mis minus on. Ja nüüd lihtsalt kallista seda nooremat mina. Ükskõik kui vana ta seal ka ei ole. Lihtsalt kallista teda ja lase tal sulanduda iseendasse ja kasvada läbi ajas sellesse praegusesse hetke. Ja nüüd luba sellel lükketulel kaduda. Ja lase oma teadlikkusel nüüd avarduda ja avaneda piiritult jällegi endast ettepoole. Ja avaneda ja avarduda lõputult tahapoole. Ja lasu teadlikkus avardub ja avaneb kõikidele külgedele. Ookeani sarnaseks su alla ja taevalaotuse sarnaseks su pea kohale. Ja puhates selles piiritus avaruses. Võta üks hästi pehme, sügav hingetõmme sisse. Ja välja. Ja hinga veel kord sügavalt, pehmelt, aeglaselt sisse. Ja välja. Ja võta veel üks mõnus, sügav hingetõmme sisse. Ja välja ja võib-olla hõõru oma käsi kokku, tee nad soojaks. Ja siis too need käed oma silmade peale. Ja luba oma kätel ettevaatlikult või õigemini silmadele avaneda nendesse soojadesse kätesse. Tulla tagasi vaikselt siia ruumi. Ja võtta veel üks sügav hingetõmme sisse. Ja välja. Ja nüüd see niisugune miniharjutus on üks väikene või üks element sellest rännaku protsessist, on lõkketule protsessiks, me nimetame, mis on hästi-hästi oluline.
selleks, et me saaks mineviku, ja minevik, ma ütlengi, kõik see, mis me selja taha jätab, et me ei kannaks seda endaga kaasas, siis see, et jõuda selle juurde, et ma annan andeks, mis iganes see on, mis on toimunud minuga. Ükskõik kui ebaõiglane seda võib tunduda ja kui võimatu võib tunduda andestada, siis läbi nende emotsioonide tunnetamise, läbirääkimise, seal on muidugi hästi palju erinevaid nüansse, mis tulevad selle protsessi sees veel juurde, mida me täna siin läbi niimoodi teha ei saa. Aga et sa jõuad lõpuks sellesse kohta, et sa suudad päriselt selle mineviku loo lahti lasta. Ja me saame sellest aru, et me oleme päriselt andeks andnud, päriselt selle loo enda sees lahti muukinud, kui meil ei luubi teda tagasi nii-öelda. Kus me oleme nagu, seda nagu polekski. Me olen tõesti täiesti isemiselt peas ka, tihti ongi, et see mõttetasand hakkab ketrama mingeid lugusid ja mingeid suhteteemasid või see on alati märk sellest, et okei, seal on vaja läbi teha tegelikult lõkketulaprotsess, emotsioonide läbi tunnetamine ja andestuseni jõudmine. Ja see sisemiselt vahel on küll see ka, et meil on vaja ka füüsiliselt lõpuks seda teha, aga füüsiliselt me ei saa seda või reaalselt inimestega ennem teha, kui me oleme enda sees selle teema ära lahendanud. Sest muidu võib see olla üsna selline turbulentne, ütleme, et inimesed lähevad tülli omavahel kohe, sest et me läheme kaitsesse. Aga kui kaitset ei ole siis, kui me oleme enda sees selle teema ära lahendanud. Ja siis lähme suhtleme võib-olla, kui see võimalik on. Et siis me teeme seda hoopis teises kohast teise kvaliteediga. Et see oli siis selline niisugune tajumine anda, et mis on need elemendid, et tunnetada kehas neid emotsioone ja nendega sügavuti minna ja siis ka need mälestused, mis meid siis hoiavad seal kusagil nendes mustrites kinni, nende ära lahendamine läbi siis sellise sügava andestuse ja kasutades siis hästi mitmeid erinevaid tööriistu seda selleks, mida sa õpid siis, kui sa tuled siis sellele 3-päevasele rännaku intensiivseminarile sellisel tasandil, kus sa omandad need oskused selliselt, et sa saad ise endale teha ja ka oma lähedased sinna maha istuma panna ja neile seda juhendada, seda protsessi ja aidata neil lahendada teemad ära, mis neid võivad takistada elus. Aga minu teada on siin kohal ka mõned Anu-Liis on siin ja siis oli siin mõned vahvad inimesed, Johanna Silvia, kes on tegelikult ise seda rännaku teed nüüd kas värskelt käima hakanud või siis on juba pikka aega seda meetodit kasutanud, et mulle hästi meeldiks praktikute programmi läbinud. Aga et kui keegi teist tahaks ka jagada võib-olla oma sõnadega, mis see rännaku intensiivseminar, mida see sinu jaoks loonud on, see on nagu selline nurgakivi meie rännaku inimeste jaoks on ju. Aga et kas on kedagi, kes tahaks oma kogemust jagada, et mina siin oma kogemust olen nüüd jaganud, aga on meil julgeid, kes tahaksid mõne sõnaga või oma kogemust. Nii, Merike, siis mikrofoni. Ja. Aitäh, Irene, kõigepealt selle armsa pisikese rännaku protsessi eest. Et mida mina siis tahtsin jagada oli, et kuidas ma üldse rännaku juurde jõudsin. Et ma ei saa päris öelda, et ma olin depressiivne, aga mul olid sellised kurbuse hood. Et midagi täiesti tühist juhtus. No näiteks, et mees ei toonud emadepäeval lilli näiteks. Ja siis ma langesin sellisesse kurbusesse ja ei suutnud sellest üldse välja tulla, olin ka tööl selline, samuti selline, pidevalt hakkasin nutma ja
Ja siis ma nagu püüdsin leida sellele lahendust, tegin teadvaloleku kursust ja isegi käisin mitmeid kordi psühholoogi juures, aga see kuidagi üldse mind ei aidanud. Ja siis ma jõudsingi selle rännaku juurde. Ja siis tegelikult mind aitas lausa see esimene protsess, mis ma tegin. See oli tookord niimoodi, et meil pidi toimuma see intensiivseminar, aga siis ta lükkus edasi, kuna meil tuli see koroona, eks ju, peale. Ja siis ma sain ühe protsessi siis meie treener Kaidiga. Ja siis tegelikult selle esimese protsessiga ma lahendasingi ära selle suure kurbuse enda sees, et mul tuligi siis välja, et see oli selline olukord lapsepõlvest seoses füüsilise karistamisega isaga. Ja siis kuidagi nagu, see tuli tõesti väga võimsad sellised emotsioonid ja selline nagu lihtsalt selline mõistmatus, miks ta nagu niimoodi käitus. Ja siis ma kõik lõpuks jõudsin nagu selle andestamiseni ja see oli minu jaoks nagu väga vabastav. Ja siis muidugi lisaks sellele ma olen nüüd nagu ka jätkanud seda rännaku teed, et ma olen ikkagi hoopis teine inimene jälle. Ma tean, et see lause meil kõlab siin nii palju, aga ma tõesti tunnen nagu nii teistmoodi ja mul on elus nagu mingid muutusi tulnud ja näiteks abiellusin, kuigi olin juba 15 aastat koos olnud, et siis nüüd lõpuks abiellusime ja samuti minu väga selline suur kirgavaldus, et ma olen küll hariduselt pianist, aga ma ei ole nagu varem muusikat kirjutanud ja siis peale ühte sellist retriiti, meie nimi oli Küllus. Peale seda ma siis nagu avanesin sellisele loomingule, et nüüd ma siin kirjutan muusikat ja võite mind YouTube'ist kuulata ja siis selline tõesti väga minu elu muutnud. Väga-väga vinge lugu. Aitäh sulle, et sa seda jagasid. Aitäh, et kuulasite. Nii vahva. Ja Külluse retriit on üks selline nagu järgmine samm nendele inimestele, kes täiega vaimustuvad rännakust. Et see on tõesti üks äärmiselt külluslik ja rõõmurohke seminar. Kas keegi tahab veel jagada? On meil siin Anu näiteks? Johanna Silva kirjutab, et ta tänab kutsumast, aga tal on ümberringi kaas. Ja ta jõuaks kirjalikult millalgi. Aga Anu, kas sa tahaksid sina oma võib-olla mõne sõna rääkida? Ai, sa oledki seal. Näen. Ja ma olengi siin. Ma hakkasin mõtlema, et mis on siis see minu lugu, mille pärast mina rännakusse tulin. Või intensiivseminarist osa võtsin, et see juhtus juba väga-väga ammu tagasi. 2009 vist oli see. Ja mina tulin rännakusse sellepärast, et minul oli kõik korras. Minul oli kõik väga hästi ja ma ei saanud nagu üldse aru, miks pärast ma peaksin enda pärast minema. Ja mina mõtlesin, et ma tahan ikka teisi terveks teha. Ja kui ma siis otsustasin ja ennast kirja panin sellepärast, et eelkõige oma lapsi aidata, siis seminaril istudes sain ma aru, et kõigepealt ma pean alustama ikkagi iseendast. Ja see oli minu jaoks nagu totaalsete muutuste algus, nagu me siin kõik räägime. Ja sellest 2009. aastast on minu elu väga palju muutunud. Ja mis on muutunud? Kõige suurem asi on see, et kui ma oleks nagu käinud, siis ma siin oma kätt ei oleks tõstnud. Et igasugune esinemine, igasugune avalik väljaastumine oli minu jaoks nagu täiesti selline koht, kuhu mina oma nina üleüldse mingil juhul ei oleks toppinud. Aitäh sulle, Anu. Ma pean sinuga selles ühes paadis selle koha peal olema, et minu jaoks oleks see, mida ma siin täna teen, täiesti välistatud olnud siis seal 8 aastat tagasi, kui ma oleksin lihtsalt hirmus tardunud. Et ma pean kuidagi ise sõna võtma ja kõik kuulevad ja tähelepanu on minul, et see oli ikkagi väga hirmutav ajaks. Ja see asi tegelikult ka veel, et see rännak on õpetanud mind hästi palju ennast kõrvalt jälgima.
ilma ise selleks emotsiooniks muutumata. Et jah, et ma nagu märkan väga tihti seda, et ma jälgin nagu kõike seda emotsioonide virvarri kõrvalt ja see ei võta mind endaga kaasa, et see on tohutu kingitus minu jaoks. Väga äge, aitäh sulle. Suurepärane. Kas on meil kedagi veel, kes on siin? Olga näiteks? Ja, ma võin ka jagada korraks minu jaoks. Kui ma rännakusse tulin, siis ma olin tegelikult ikkagi alkohoolik. Kõik arvasid, et kõik on hästi, et mul on, mis sul viga, sul on suu kõrvani ju kogu aeg. Mis siis? Aga selle pimedam pool oli see, et ma ei suutnud absoluutselt suhelda ilma selleta, et ma oleks nagu endale mingisuguse väikse eliksiiri sisse kütnud. Ehk siis, sest ma lihtsalt, mul oli, kuidas ma ütlen, kõik oli üle pea, läbipõlemine ja nii edasi ja ma ei osanud, ma sain aru, et mul on probleem ja võib-olla mõned mu lähemad inimesed said samuti aru, aga nagu ma ei tunnistanud seda absoluutselt ja ühel hetkel ma sain aru, et mul on ikkagi väga abi vaja, ma proovisin erinevaid asju ja Brandon Base'is silmad siis Facebooki reklaamil olid tol hetkel need, mis mõtlesin, et ma lihtsalt juba, ma arvan, et aasta või 2 enne äkki oli ka mingi seminar välja kuulutatud, aga siis ma leidsin ikkagi mõned põhjendused, miks mitte minna, nagu me ikka teeme siin kõik. Ei, selles mõttes, et sa leiad, et mis iganes, ei, järgmine kord või mitte veel seekord või mida iganes. Aga mida aasta edasi, siis ma ikka seda põhja poole ma kihutasin, nii et sellel hetkel, kui ma olin esimesel rännaku seminaris, mis lihtsalt lahistasin ainult nutta, sest et see koht, millega see pats, millega see suu oli kõrva taha tõmmatud, vabandust väljend, sest see oli nagu nii kõvasti kinni olnud pikalt, et mul oli nagu selline tunne, et mul on kogu luba, kõik see alla surutud nagu igapäevaelus, tööelus, kus iganes, et mul on lõpuks luba kõik see välja lasta. Ja sellel samal esimesel seminaril ma panin ka väga tugeva taotluse üles, et ma saan alkoholist lahti, ma ei hakka sellega võitlema päris kindlasti, vaid ma lihtsalt, mul kaob alkoholi isu ära ja nii läks. Et mul ei ole vaja olnud, alguses see algas nii, et mul hakkas nii vastu see, aga see kõlab nagu mingisugune mul enda jaoks nagu imelugu, sest ma tean, kui tugev see, nagu, see jõud on, mis sind alla tõmbab sellel hetkel. Aga jah, see aitas, et erinevad etapid on olnud sellel, aga see oli ikka, jah, mina olen siit lihtsalt naturaalselt oma elusse elu tagasi toomise abi saanud. Nii et ja, aitäh. Aitäh sulle, Olga. Nii äge. Ja selles mõttes on siin üksjagu inimesi, kes on jõudnud sellesse kohta nii kriitilises olukorras, et on nagu elu tagasi saanud tänu sellele. Aga on tõesti ka, nagu Anu ütles, väga palju selliseid inimesi. Ja meil on üks rännakupraktik Marit Mesipuu, kes ütles ka, et tal ei olnud mingit probleeme, ta tuli lihtsalt uudishimust. Ja tegelikult on üks tegijamaid rännakupraktikuid täna ja on väga suuri muutusi teinud, sest tihti me ei pea ja minust on see nagu ka üks koht, et me ei pea ootama, kuni asjad lähevad nagu nii hapuks. Et teinekord ongi nagu hea, et sa tunned lihtsalt seda, et tegelikult ma tahaksin lihtsalt osata üleüldiselt. Mul on tegelikult nagu suht okei, aga ma näen, et mul ikka kipuvad pinged tekkima või stress tekkima ja et kuidas siis elada niimoodi, et ma ei kogu seda enda sisse. Seal ei pea olema tohutut depressiooni või alkoholi või ma ei tea mida kõike. Selleks, et jõuda, kuigi sellised inimesed tihti ka jõuavad sinna just, sest et miski muu enam ei aita. Aga et ikkagi üldjuhul meil on ikkagi terveid inimesi jõuab ka meie juurde selles mõttes, kes ei ole täitsa nagu, vaid et lihtsalt nagu selline hea mõjus
tööriistakast, kuidas siis ükskõik mis situatsioonidest ennast hästi puhtalt välja tuua. Ja selles suhtes on muidugi võimalik valida rännakupraktikuga tööd teha, sellist individuaalset lähenemist. Ja ma kindlasti soovitan seda kogeda ka, sõltumata sellest, kas sa otsustad seminaril tulla või mitte, et nad omavahel kindlasti rikastavad. Aga seminar kindlasti annab sulle see 3 päeva on ikkagi selline täielik pühendumine iseendale ja nende tööriistade puuspunaseks endale selgeks tegemine ja enda peal läbi kogemine. Et see on hästi interaktiivne, seal on paaristöö, see toimub küll veebis, Zoomis, nii nagu me siin oleme, aga siin ma saaksin vabalt teid kõiki panna sellistesse ruumikeste, kus te olete kahekesi paaris nii-öelda ja te saate neid protsessi omavahel vahetada ja neid harjutusi teha. Ja siis on meil meeskond seal, kes siis käib nende ruumide vahet ja kogu aeg jälgib, et teil oleks kõik, et kui te kuskil millestki aru ei saa, siis on see juhendus igal hetkel seal kohal ja olemas, et meil on väga professionaalne ja läbimõeldud kõik see asi. Et see rännakuseminar toimub tegelikult juba, see algab 8. aprillil, mis tähendab seda, et see on täpselt kuu aja pärast, isegi päevakene vähem. Nii et kui sa tunned, et sa tahad seda meetodit õppida, siis ma väga-väga soovitan võtta see 3 päeva ja investeerida endasse. Kõigile teile, kes te osalete täna siin sellel kogunemisel, on meil ka erihind pakkuda. Me paneme selle teile kohe, kui me siin oleme lõpetanud, sinna meili, sest et mul ei ole see praegu peas, mis see kood on, mida sa sisestama peaksid, et sa saaksid selle seminari natuke soodsamalt. Seda on võimalik tasuda seal 3 osas valida hästi kergelt, ilma intressideta. Selles mõttes me oleme selle teinud sinu jaoks võimalikult kättesaadavaks, et ma väga soovitan tulla ja kogeda ja õppida seda, sest see on midagi, mida sa võtad endale eluks ajaks kaasa. Et see ei ole selline, see on küll ühekordne võimas kogemus, aga need tööriistad on midagi, mida sa jääd kasutama, mida sa saad alati kasutada enda toetamiseks, oma laste toetamiseks. Partneritega ei soovitata muidugi praktikavahet neid teha, sest et tihti juhtub see, et kui sa hakkad oma kaasale rännakut tegema ja tal lõkketule äärde sina tuled, siis ei pruugi see sinu jaoks väga mugav olukord olla, kui ta peab hakkama sulle või tema jaoks. Et selles mõttes seda võib-olla nii hästi, vähemalt esialgu, kui see just väga professionaalne juba ei ole mõistlik teha. Aga jah, 8.–10. aprill see rännaku intensiivseminar tuleb. Kõigile teile on see seminari hind nüüd järgmised 48 tundi vist oli see aeg, 295 euroga. Võimalus on tasuda kuni 3 osas selle eest. Ja jah, nii et ega mis ma muud ütlen, et kui sa tunned, et sa oled valmis muutusteks, siis hüppa pardale ja see on juba vähem kui kuu aega sinna. Ja üks muidugi oluline asi selle juures, et see ei ole nagu mingi selline loengustiilis asi, et see 3 päeva eeldab seda, et sul on olemas tegelikult selline ruum, kus saad täiesti segamatult olla. Et inimesed vahest võtavad endale mingisuguse soodsa hotelli, mis on täna kogu seda, mis maailmas toimub, arvestades väga soodne ja võimalik leida. Mõni teeb oma juuksurisalongis kõiki neid seminari läbi. Et see aeg, kui sa otsustad tulla, on hästi oluline, et sa võtaksid, et sul ei oleks vahepeal lapsed ja jookseksid seal või sa pead mingite pereliikmetega tegelema. Et see on tõeline nagu süvasukeldumine, pühendumine iseendale ja sellele protsessile, ja mida sa siin läbi teed. Et see on väga sügav kogemus. See ei ole niisugune kerglasele huvile, et see on tõesti nagu sulle, kes sa tunned, et sa tahad seda, sa tahad luua elumuutusi endas ja endas seestpoolt väljapoole. Et see on ka oluline nüanss, et pere kõrvalt seda kahjuks teha ei saa. Aga et kui sa vähegi saad, siis leia see võimalus 3 päeva endale võtta ja alustada seda muutuste teekonda. Just, aitäh sulle, Olga.
homme on meil Brandon Bassiga ka, kes ei ole veel seda infot saanud, siis homme õhtul kell 8 teeb Brandon Bass ka, see on muidugi üle Euroopa, see on rahvusvaheline kohtumine, aga ta on seal ka otse eetris, vastab mingitele küsimustele, teeb ka mingisuguse puhastusprotsessi läbi teiega koos ja räägib siis, mis ta seal räägib, ma ei tea täpselt, on ju kunagi, sest nad on alati natukene omamoodi ja sõltuvad ka sellest, mis parajasti õhus on ja et ma väga soovitan tulla ka sinna, kui sul on seda võimalust teha. Et rännak.ee lehel on võimalik selle sündmusele registreerida ja saada siis info. Näed, Olga pani siia chatti ka selle lingi, et homme siis rännakumeetodi loojaga võimalik ka tunnetus saada sellest, et mida see meetod tule ja koge läbi Brandoni käe, see on ka väga võimas, ütleme nii siis. Aitäh teile, et te tulite. Me paneme kohe, kui me saame selle laetud, selle salvestuse, paneme selle kirja teile saate veel üle vaadata, paneme sellega pakkumise sinna kirja täpselt, et kuidas siis selle soodushinnaga sinna registreerida ja mida iganes meil veel vaja sinna kirja teile panna on, et me paneme selle sinna kirja ja siis loodetavasti kohtume. Ja homme mina tõlgin Brandonit, nii et kui sa inglise keelt ei valda, siis on seal tõlkekanalid ja mina olen selles ühes tõlkekanalis ja tõlgin siis seda, mida ta jagab, nii et sul on võimalus ikkagi tulla ja kogeda ka siis eestikeelsena. Ja seminar selles mõttes on eestikeelne ja ingliskeelsed osad on siis tõlgitud eesti keelde. Aga aitäh teile selle aja eest. Ma vabandan, et natukene ajast läks üle, aga mulle tundub, et need lõpus need jagamised olid ka hästi toredad ja mul on hästi tänulik kõigile, kes jagasid. Et minu jaoks oli see ka äge. Ilusat õhtut teile ja loodetavasti kohtume aprillis. Into your hands I lay my spirit, into your hands, into your hands, into your hands I lay my life, into your hands, into your hands. Into your hands I lay my spirit, into your hands, into your hands, into your hands I lay my life, into your hands.
Heli, sul on käsi püsti, kas sa tahad küsida midagi? Heli? Äkki tal on kogemata käsi püsti läinud, Jaa, see on okei, lihtsalt. aga kui ei ole, siis võid julgelt küsida. Jaa. Into your hands I lay my life. Into your hands. Into your hands. Into your hands I lay my spirit. Into your hands. Into your hands, into your hands I lay my life. Into your hands, into your hands, into your hands I lay my spirit. Into your hands I lay down my spirit. Into your hands I lay my life. Into your hands I lay my spirit. Into your hands I lay down my spirit. Into your hands I lay my life. Into your hands I lay my spirit.